Olgu, mina siis täna jutlustan teile. Ja Kuldar on meile rääkinud viimastel kordadel palju sellest, kuidas tema on saanud ilmutuse sellest, mis saab kristlasest siis peale seda maist elu, peale siit lahkumist. Ja Mirjam jagas meile eelmisel korral patust, selle tulekust ja selle minekust. Ja nii nagu eelmine kordki, siis üritasin täna samamoodi kuidagi võtta midagi nii Mirjami jutlusest, midagi nii Kuldari jutlusest endale inspiratsiooniks. Et ma üritasin kuidagi niimoodi ühtseks luua, et ma ei võtaks mingisugust, ma ei tea, mingit teemat, millest me ei ole nagu rääkinud. Ma ei tea, kui hästi mul see nüüd välja tuleb, aga proovime sellegi poolest. Minu enda jaoks on olnud kõige olulisem otsus minu elus see, et mina olen otsustanud järgida Jeesust. Et ma olen otsustanud uskuda maailma loojat, taevast isa ehk Jumalat. Ma olen otsustanud uskuda tema pojasse ehk Jeesusesse, et ta suri, et ta maeti ja et ta tõusis üles. Ma olen otsustanud uskuda, et ta on saatnud meile püha vaimu ja et on olemas kolmainsus. Ja sellest otsusest ei ole mitte ühtegi tähtsamat otsust minu elus olnud. Ja ma võin 100% kindlusega öelda, et minu elus ei tule ka tähtsamat otsust ette. Sest lõppude lõpuks see ongi ju see elu ja surma küsimus. Hetk, mil mina kristlaseks sain, oli minu elus täiesti määrav. Ja sama ka sinu elus. Kui sina oled kristlaseks saanud, siis seesama hetk, kui sina said kristlaseks, see oli määrav. Kõik muutus. Piibel kirjeldab seda mitmel korral, aga ma loen teile ühe salmi. 2 Korintuse 5:7. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Ehk kui sa oled Jeesuse võtnud oma ellu vastu, sa oled püha, sa oled Jumala jaoks eraldatud, sa oled eriline. Hetkel, mil sinust sai kristlane. Isegi kui sa seda hetkel täpselt määratleda ei oska, kunas see võis juhtuda, siis muutusid sellel hetkel sa seesmise inimese poolest täiesti uueks inimeseks. Sinust sai kristlane. Midagi täiesti uut. Sa võib-olla ei tundnud, et midagi uut sünniks või sa ei tundnud, et sa oled nüüd uus inimene justkui, aga seesmise inimese poolest said sa täiesti uueks. Ja kui ma enne rääkisin, et see on minu elus olnud üks olulisemaid otsuseid, mis ma teinud olen, siis loodetavasti sa nõustud minuga. Aga kas sa tead, mis sellega ka kaasneb? Selle otsusega, mida sa oled teinud või võib-olla oled tegemas? Mis sellega veel kaasa tuleb? Peale selle, et uskudes Jeesusesse Kristusesse saad sa igavese elu. See ei lõppe ju iialgi seal, et inimene võtab Jeesuse oma ellu vastu ja kõik. Nüüd pole enam midagi teha, midagi saavutada, enam kuhugi jõuda. See on hoopis vastupidi. Piibel kirjeldab, et Jeesust vastu võttes kõik alles algab. Selle otsusega kõik alles algab. Uus elu algab. Kõike on saavutada, kõike on avastada, kõike on õppida, kõike on uurida, näha, kuulda, maitsta, katsuda ja nii edasi. Kõik alles algab. Uue elu algus. Aga ehk oled avastanud end mõtlemas, et oled oma elu Kristusele andnud, mis nüüd edasi? Mis nüüd veel? Ja minu tänane jutluse pealkiri ongi Jumala poolt antud kingitus. Ma võtsin teile näidiseks ühe kingituse siia kaasa ka. Ja seal on veel asju sees. Hakkame vaatama, mis seal sees võib olla. Ja mina enda jaoks olen kuidagi välja mõelnud selle nii, et kui mina sain päästetud, siis sellel hetkel ma justkui sain ühe paki või kingituse Jumalalt. Ja võime sellest siis mõelda nii, et see on see minu ilmutus, mis mina olen saanud sellest päästetud saamisest. Samamoodi nagu Kuldar on saanud ilmutuse maise elu lõpust, siis jagan teile enda ilmutust päästetud saamisest. Tulles selle kingituse juurde nüüd. Mulle justkui on vahepeal tundunud, et mõned kristlased, kui nad tulevad
Jeesuse juurde, siis nad kahjuks teevad seda, et nad avavad selle Jumala poolt antud kingituse ja nad võtavad sealt välja ainult ühe asja. Aga seal on palju asju. Nad leiavad sealt selle pileti taevasse. Ja meie pastor on ka siin ikka öelnud, et kuna me siin Manas raudteejaamas tegutseme ja oleme, et meie anname ka tasuta pileteid taevasse, nii et te olete õiges kohas täna. Ja kõik, kes selle otsuse teevad, kõik, kes võtavad Jeesuse oma südamesse vastu, kõigile tuleb täpselt samasugune kingipakk. Jumal ei erista sind oma naabrist, Jumal ei anna su naabrile paremat kingipakki kui sulle, Jumal annab kõigile täpselt samasuguse. Jumal ei ole mitte kedagi rohkem eelistanud kui sind, ta ei anna sulle kehvemat kingikotti. Jumal on andnud võrdselt kõigile, kes Jeesuse vastu võtavad ja tema nimesse usuvad. Johannese 6:47 ütleb nii: tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. See on see pilet. Johannese 17:3: aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. 1. Johannese 2:25: ja see ongi tõotus, mille tema meile on tõotanud, igavene elu. 1. Johannese 5:13: seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. Et te teaksite. Sellega me saame ka pattudest vabaks, roomlastele 6:22-23. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks ja selle tulemus on igavene elu. Sest patupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie issandas. Ehk siis see pilet taevasse või igavese elu juurde, see on siin kingikotis olemas. See on sinu pilet taevasse, see on sinu kingikotis olemas, see on kõigi kingikottides olemas. Aga ma tahaksin sulle öelda, et kui sa selle kingikotti avad, ära otsi ainult ühte seda piletit, seal on väga palju muid asju ka, see on väga oluline, et see seal sees on ja see kindlasti on. Ja väga tore, et sa oled selle leidnud. Aga ma tahaksin öelda, et siin kingikotis on veel väga palju asju, mida Jumal meile on andnud. Ja üks soovitus, vaata sellesse kingikotti natukene sisse, natuke pikemalt, kui sa oled selle oma kuldse pileti nüüd üles leidnud. Ära pane seda kotikest kuhugi riiulil, et ilus vaadata või midagi. See on ikkagi antud põhjusega. Vaata, mis seal sees on, seal on väga palju muid asju veel. Kõigist ma täna rääkida ei jõua, aga mõnest ma arutaksin küll teiega. Peale selle pileti leidmist siit kotist, siis järgmisena ma leiaksin siit ühe võtme ja Kuldar juhatas meid nii hästi sisse. Võti, Jeesus annab meile vabaduse, samamoodi nagu Kuldari jutluses, mitte jutluses, aga tunnistuses, see, kes talle helistas, kui ta on olnud 30 aastat vanglas, aga ta tunnistab ja ütleb, et ta on vaba. Just kui füüsilises maailmas ta on kinni surutud, ta on kuskil raamide sees, ta ei saa sealt välja tulla, aga ta tunnistab oma suuga, et ta on vaba. See on see, mida Jeesus teeb. Paljude inimeste eelarvamus võib olla see, et kristlased peavad järgima mingeid kindlaid reegleid, käske, nõudlusi ja palju muudki veel. Aga tegelikkus on hoopis kaugel sellest. Jeesuse koos oma elu käies saame kogeda hoopis sellist vabadust, mida ei oleski kunagi varem. Me saame kõik oma koormad, oma muremõtted, saame heita Jeesusele ja võime olla kindlad, et tema hoolitseb meie eest. Matteuse 11:28 ütleb: tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Jeesus on see, kes annab meile hingamise. Ükski asi siin maailmas ei saa meile pakkuda sellist vabadust, nagu Jeesus saab. Tema ütleb, et tema annab meile hingamise. 2. Korintuse 3:17 ütleb, et issanda vaim on seal, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Ütleb, ja saades päästetud, tuleb issanda vaim sinu sisse.
püha vaim ja sinus ja sinul on vabadus olemas. Galaatia 5:1. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Selle jaoks ta on seda teinud, et me oleksime vabad. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikesse. Ehk Jeesus on andnud meile ka tegelikult vastutuse selle vabaduse ees. Vabadus on midagi, mis on usaldatud meile. Kui me sellest kingikotist välja saame, siis on meil sihuke kohustus seda ka hoida. Et me seda ära ei kaotaks, et me ei saaks jälle sinna orjaikesse minna. Meie otsus on see ja meie vastutus on see, kas me hoiame seda või mitte, aga Jumal on selle kinkinud. Ükski Jumala laps ei ole enam patune ega hüljatud. Ka see teadmine annab vabaduse. Ja ma vaatasin, mis see Wikipedia siis vabaduse kohta ütleb. Ja Wikipedia ütleb nõnda. Vabadus tähendab kõige üldisemas mõttes takistuste, piirangute või sunni puudumist. Mis te arvate, kuidas saab olla üks vang, kes on 30 aastat olla vanglas ja öelda, et tal ei ole piiranguid, tal ei ole takistusi ja keegi ei sunni teda? See on see, mida Jeesus teeb. Jeesus saab anda sulle vabaduse, mis on ülem kui kõik muu ja see on see, kes sina seesmise inimese poolest saad olla. Ehk kui arvesse võtta selle Wikipedia sõnastust, saab Jeesus olla see, kes saab sulle ära võtta iga takistuse, iga piirangu või midagi, mis sind millekski sunnib. Jeesuses on täielik vabadus. Ja kuna Jeesuses on täielik vabadus, siis ta annab ka igale inimesele vaba valiku, kas inimene otsustab Jeesuse kasuks või ei. Jumal on alati olnud suveräänne. Ka sealt algab juba see vaba valik, valida vabadust või mitte. Nii, siin me oleme saanud juba 2 asja. Esimene on see, mida enamus inimesed sealt kotist välja võtavad. Vaatame, mis seal veel on. Siin sees on veel püha vaim. Ma päris tuvijõuvast ei leidnud, et teile siia tuua show'd, aga ma printisin teile ühe tuvipildi välja. Nagu piibel sümboliseerib nagu tuvi püha vaimuna. Kes on püha vaim? Loeme natuke Jumala sõna. Johannese 12:26. Aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. See üks salm ütleb, et püha vaim juba on 3 asja. Ta on lohutaja, ta on õpetaja, ta on meenutaja. Siis Johannese 14:16-17 ütleb, ja ma palun isa, ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõevaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. 26. salm veel. Aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Ehk siis püha vaim, lohutaja, õpetaja, meenutaja, tõevaim, palju asju ühes pühas vaimus koos. Ja nüüd, kui sa tead, et sinu kingikotises on ka püha vaim, iga kristlase sees on püha vaim sellest hetkest peale, kui ta otsustas saada kristlaseks, siis järgmine etapp oleks saada ristitud püha vaimuga. See võib natukene keeruline alguses tunda, et kui sul on püha vaim juba olemas, miks sa pead püha vaimuga ristitud saama? Aga võtame täna ühe asja korraga, see on mõne muu korra teema või saad hoopis ise kodus suure huvi korral lugeda ja uurida seda. Aga siin on püha vaim, aga püha vaim koostab nii paljudest tegelikult erinevatest asjadest. On olemas ka püha vaimu annid, mis Jumal meile ka annab. Ja Jumal jagab need püha vaimu annid enda tahtmist mööda. Ja me teame, et Mirjam on meile nendest 9 juba rääkinud varasemalt, aga et teile meelde tuletada, ma loen teile nad ette. 1. Korintuse 12, 8-11. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna sellesama vaimu poolt, ühele usku selles samas vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas vaimus,
ühele vägeimetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võime eristada vaime, ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist, aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab. Ehk siis, sul on olemas ka vaimuannid, kui sa seda ei teadnud, siis enam sa ei saa öelda, et sa ei teadnud, nüüd sa tead. Et sul on need olemas, need tuleb lihtsalt siit kotist välja võtta ja vaatama hakata, kuidas sina nendega tegutseda saaksid. Siis pühavaimast veel rääkides on olemas vaimuvili. See mul on kaasas. See on nagu, ma võtsin apelsini, sest see oli mul kodus külmkapis olemas. Aga apelsinil ka, ma loodan, et siin on 9 sektorit. Igal juhul, iga sektor võib eristada erinevat osa sellest vaimuviljast siis. Vaimuvili koosneb siis 9 erinevast komponendist. Aga vili on üks. Samamoodi nagu see apelsin on siin üks, aga seal on ju erinevad sektorid, eks ju. Ja see vili saab aina enam ja enam küpseda, kui me sellel laseme. Ja see on sinu kingikotikses ka olemas. Galaatia 5, 22-23. Aga vaimuvili on armastus, rahu, rõõm, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Nii, saime 3 asja siit pühavaimu kategooriast. Kõik need on sinul olemas. Seal kingikotis on veel Jeesuse nimi ja Jeesuse vägi. Sellest teemast ma olen teile 2 korral rääkinud juba. Ma pikalt ei peatu sellel teemal, muidu ma hakkan ennast juba kordama. Aga väikse lühikese kokkuvõttena me oleme arutlenud, et meile on antud Jeesuse poolt meelevald, mille taga on vägi võimsaim kui ükski muu vägi siin ilmas. See on antud meile kasutamiseks, sulle ja mulle. Meelevald, see ei ole võim, vaid see on delegeeritud või antud õigus anda käske kuulekuse sundimiseks tegutsema vaenlase, patu, haiguse, iseenda või olukordade üle. Ja on palju kristlasi, kes isegi ei tea, et Jeesuse nimel meelevalla kasutamine on neile kasutada. Ja kui nad seda ei tea, et see neil olemas on, siis nad ka ei tea, kuidas seda meelevalda kasutada. Luuk 10.9. Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionite peal, vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Jeesuse nimes on vägi ja võim, mis on ülem kui miski muu. Jeesuse nimes on selline vägi, mis saab ületada kõik muud väed, mis siin iial maailmas saavad olla. Ja meil on see vägi igapäevaselt kasutada Jeesuse nimes. Ja Jeesus on isegi öelnud, et tehke seda, kasutage seda. See on teile antud ülesandeks. Mitte see, et Jumal tuleb ja teeb kõik asjad meie eest ära ja saame istuda. Jumal on nii palju Piiblis rääkinud sellest, et minge ja tehke, minge ja käige, minge ja tunnistage, minge ja rääkige, minge teie. Ja Piiblis on öelnud, seal Jakobuse kirjas ütleb ka, et ja siis vaenlane põgeneb teie eest. Mitte ei ole, et vaenlane põgeneb Jumala eest, vaid kui te kasutate Jeesuse nime, siis vaenlane põgeneb teie eest. Nii, lähme järgmise juurde. Järgmine on Jumala rahu ja selle sümboliseerimiseks ma võtsin šokolaadi. Sellepärast, et kellele siis šokolaad rahuldust ei pakuks, eks ju, ma ei oska midagi muud mõelda välja. Ja Jumala rahu. Jumalat kutsutakse Piiblis rahu kuningaks. Johannese 14.27. Rahu ma jätan teile. Oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Jumal on andnud oma rahu, oma enda rahu. See ei ole kellegi teise rahu. See on Jumala enda oma rahu. Ja selle ta on jätnud ja andnud meile. Efesuse 2.14. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina. See tähendab vaenu oma ihu kaudu. See on see, mis Jeesus tegi. Jeesus ise on meile rahuks. Rahu, nagu me lugesime, on ka üks osa vaimuvõljast, mida me saame enda sees kasvama panna. Kolossa 3.15. Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna ja olgu tänulikud.
2. Peetruse 1:2. Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse, meie issanda tundmise kaudu. Kuidas me saame rahu? Jeesuse tundmise kaudu. Lisaks rahule on ka rõõm ja lootus. Rõõm ja lootus, ma pean otsima, siis on nii palju asju. Nii, laamas on rõõm ja inglike on lootus. Nii. Aga kes ei vajaks nii rõõmu kui ka lootust? Jumal pakub meile neid kõiki. Roomlastele 15:13. Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust, püha vaimu väes. Ja kui sina nüüd mõtled ja vaatad, et jaa, mul seda rõõmu ikkagi vist nagu ei ole, siis vaata uuesti. On küll. Ma ütlen, et see on seal sees. Ja kui sa Piiblist loed, siis Piibel ütleb sulle samamoodi, et see on seal sees. Võta see välja ja kasuta. Lähme edasi Jumala armastuse juurde. Jumala armastus on ka südamekülline šokolaad. Ja armastus on midagi, mida enamik inimesi taga ajavad, nad otsivad seda, aga maiselt ei saa ükski inimene seda täiuslikult meile anda. Ja kui mina siia kogudusse tulin juba 12 aastat tagasi, siis ma kogesin esmakordselt sellist armastust, mida ma kuskil varem ei ole kogenud. Ja tihtipeale inimesed ütlevad mulle, et Merilin, et sa ei ole kristlikust perekonnast ja kuidas sa sattusid kogudusse? Kuidas see juhtus? Ja siis ma ütlen neile, teate, olulisem on see lugu, kuidas ma jäin kogudusse. Las ma räägin sellest. Ja iga kord, kui ma räägin, siis ma ütlen enamasti ühte ja sama asja. Ma tulin siia kogudusse ja ma kogesin armastust, mida ma pole mitte kunagi kogenud. Ma olin tollel ajal 12 ja see tõesti see oli selline aeg, kus ma tundsin, et ma ei saa sellist armastust oma perekonna poolt, nagu ma tahtsin. Või nagu ma oleksin lapsena nagu vajanud. Meil on suur pere, meil on palju teisi lapsi ka, muidugi mu vanematel ei olnud võib-olla nagu nii palju nagu aega ja tähelepanu anda mulle, kui ma oleksin tahtnud. Aga ma tundsin, et minu kodus on puudu armastusest. Ja ma olin 12 ja ma mõtlen, et Jumal on ikka nii tark olnud. Täpselt selline vanus, kus tuua mind kogudusse, et kogudus saaks mind armastada selle asemel, et ma oleks armastust hakanud maailmast otsima. Ja ma olen Jumalale väga tänulik selle eest ja see on üks kõige olulisemaid tunnistusi minu elus, et ma tulin kogudusse ja inimesed armastasid mind nii, nagu Jumal armastaks mind. Ja see nagu näitab ka selle koguduse väärtusi tegelikult, et kes me oleme kogudusena. Kui ma tulin siia kogudusse, siis ma otsustasin jääda, sest mind armastati. Ja mind armastati sellise armastusega, mida ma ei olnud mitte kunagi eales kogenud. Ja ma nägin inimestest, et nad päriselt hoolivad, nad päriselt tahavad teada ja nad päriselt on valmis aitama ükskõik mis olukorras. Ja see on ka see, kuidas kogudus väljendas ennast selles, et kes nad on Jeesuses. Nii et Jumala armastus, Jumal annab seda meile ise isiklikult, aga ka meie kogudusena saame seda välja anda. Rooma 5:5 ütleb, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Ehk jälle püha vaim, aga Jumala armastus on valatud välja selle läbi. Ehk püha vaimu läbi me saame kogeda Jumala armastust. Viimane asi, millest ma teile rääkida tahaksin, on ülemaailmne perekond. Ja selle jaoks mul ei ole sümboliseeritud mingisugust asja, sest see on meie kogudus. See oled sina, see on igaüks meist. Kui sa vaatad ringi, sa näed täpselt seda, mida ma siia lauale tahaksin tõsta, aga ma ei saa teid siia tõsta. Ma ei ole esiteks nii tugev ja te ei mahuks siia kõik ära. Igal juhul, ülemaailmne perekond, see on kogudus. Jumal kutsub enda lasteks kõiki, kes on päästetud. Kõiki, kes on Kristuse vastu võtnud. Meie oleme üksteise õed, vennad Kristuses.
Jumal on meie kõigi taevane isa. See aga ei tähenda, et see perekond toimiks alati täiuslikult. Ja et see perekond alati oleks täiuslik. Sest selles perekonnas on ebatäiuslikud inimesed. Mina ei tunne, et ma täiuslik oleks. Võib-olla sina tunned, aga enamasti ma ütleks, et see perekond koosneb ebatäiuslikest inimestest. Ehk siis see ei ole alati ka täiuslik perekond. Aga peamine asi, mis loeb, on see, et me oleme üks perekond. Me palvetame üksteise eest, me hoolitseme teineteise eest, me oleme üksteisel olemas, me aitame teineteist. Ja tegelikult me teeme seda ülemaailmselt. Meil on sõpruskogudus Inglismaal, tänu kellele me saime teha oma jõulupeo siin. Ülemaailmselt, mitte ainult siin Abias, üle-eestiliselt. Ja kui sina oled kelleltki kristlaselt kunagi haiget saanud ja süüdistanud kuidagi selles Jumalat, et kuidas küll koguduse rahvas võis nii teha, siis ma olen enam kui kindel, et Jumalal polnud sellega mitte midagi pistmist, kuidas see inimene käitus või mida ta ütles. Või hoopis said sina ise millestki valesti aru. Ka Jeesus tundis sarnaselt. Ka Jeesus enda rahvas hülgas tema. Jeesus sai haiget inimestelt, kes tunnistasid, et nad on usklikud. Ja lõpuks Jumala enda rahvas tapsid Jeesuse. Seega Jeesus teab väga hästi, mis tunne on olla reedetud, mis tunne on olla haiget saanud, aga tema ise ei reeda ja tema ise ei tee haiget. Ja kõige tähtsam on see, et me oleme üks perekond, isegi kui meil ei ole kõik alati täiuslik. Galaatia 3:28. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole orja ega vaba, ei ole meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Roomlastele 12:4-5. Sest nagu meil ühes ihus on palju liikmeid, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, aga üksikult teineteise liikmed. Ehk siis meil on olemas üks ülemaailmne perekond. Ja täna me oleme rääkinud sellest piletist, mida enamus võtavad suure hooga välja ja siis panevad oma kingituse riiuli lihtsalt ilusaks vaatamiseks ja mälestuseks, et et ma olen selle otsuse teinud ja nii on. Teine, millest me rääkisime, on vabadus, pattude andeks andmine, pühavaim, mis koosnes nii pühavaimust, pühavaimu viljast, pühavaimu andidest. Me rääkisime Jeesuse nimest, Jeesuse nimeväest, millest me oleme minuga koos rääkinud juba 2 korda enne. Me rääkisime rahust, rõõmust, lootusest, armastusest ja ülemaailmsest perekonnast. Ja see rahu, rõõm, lootus ja armastus, millest me rääkisime, need ei ole lihtsalt pelgalt kuidagi tunded või emotsioonid, mida me saame tunda, vaid kristlastena need on osa meist. Jumala rahu, mis on ülem kui miski muu, see on osa meist. See ei ole lihtsalt emotsioon või tunne, mis kaob ja läheb ja tuleb. See on kestev, sest Jumal on öelnud, et ta ei anna nii, nagu maailm annab. Ta ei anna nii, et annab ja võtab ära, annab ja haihtub. Kui Jumal annab, siis see jääb. See on kestev. Samamoodi Jumala poolt antud rahu ja rõõm ja lootus. Need kõik kestavad, sest need on osa meist. Jumal ei anna nii, nagu maailm annab. Ja kui Jumal annab, siis mitte keegi teine ei saa neid ära võtta. Kui sa just ise neid ära ei anna. Ja kui sa täna oled siin ja sa ei ole veel oma otsust teinud järgida Jeesust, siis tea, et kui sa seda teed, siis muutub justkui kõik sinu elus. Sa ei pruugi seda tunda, et miski nüüd muutus või otsekui, et sa kohe oleksid keegi teine inimene. Aga seesmise inimese poolest oled sa täiesti uus. Ja elu alles siis algab. Ükskõik kui vana või noor sa ei ole. Elu alles siis algab. Ja kui sa leiad täna, et sa oled noorkristlane, siis vaata oma kingikotis veel ringi. Seal on palju asju, mis sulle kasutamiseks on antud.
täna rääkisime vaid vähestest neist. Seal on veel palju asju, vaadake. Siin on nii palju asju veel, mida me jõudnud täna rääkida. Aga need kõik on antud sulle kasutamiseks. See kingikotike, mis sulle anti, kui sa said päästetud, see ei saa oma eesmärki täita siis, kui ta istub riiulil. Siis, kui sa seda lihtsalt kaugelt imetled. Õpi tundma kõike, mida Jumal sulle on anda tahtnud. Ja parim koht selleks on Piibel. Kui sul tekivad küsimused, siis küsi mõnelt vanemalt Kristuselt. Mina soovitaksin julgelt Mirjamit ja Kultarit. Mulle tundub, et neil on vastused igale minu küsimusele, mis mul on olnud, nii et võite nende käest küsida. Aga kui sa tunned, et sa oled juba kalavees ja oled juba täitsa täiskasvanud kristlane, mitte enam beebikristlane, siis vaata sinagi oma kingikotikeses ringi. Kindlasti on seal midagi veel, mida avastada, mida õppida, mida katsuda, mida ära tunda ja mida imetleda. Seal kindlasti on midagi veel. Ja see kott, nagu te kuulsite, see ei ole mitte tühi. Lisaks nendele tänastele asjadele on seal veel väga-väga palju, mida avastada. Amen.